Mitsubishi on Euroopa turul lõpuks tagasi, kuid miks jääb ikkagi pisut arusaamatuks, sest et vahepealsetel aastatel müüdi ju ikkagi Eestis Mitsubishi nime kandvat ASX ja isegi Colti ja kõik, kes võisid väita, et ikkagi 13. kuupäeval kuuvarjutusega öösel kerge joobega võib teda mõne kandi pealt pidada mõneks Renault mudeliks, ajasid ju selgelt Kremli-meelset juttu, kuid nüüd oleme taaskord ühe eheda lääne autovõra rikkamad, kui Mitsubishi Outlander on tagasitee Euroopa mandrile läinud. Tere tulemast taaskord kaasale oma naisluksele proovisõidule. Mitsubishi lahkus Euroopa turult oma õigete mudelitega ligemale 5 aastat tagasi, kui millegipärast ajas ta 537 Euroopa direktiiv närvi ja nüüd on ta tagasi. Outlander nägi ilmavalgust sellisena küll juba mõne aasta eest Ameerika maal kõigi võimaluste maal ja tema disain on selline, et see näeb välja väga graatsiline ja ilus, ei sarnane väga ühegi teise turul oleva automudeliga. Palju kroomdetail on temal ja kuigi ta põhineb Nissan X-Trail platvormil ei jagada temaga mitte ühtegi muud detaili. Olemas tal 18 või 20 tollised valuviljad saadaval ta 3-realisena, mis juhul on ka viimases eas piisavalt jalaruumi ja pearuumi. Olemas tal pagasruumi mahtu küll vaid 495 liitri jagu ja saadaval ta 3-realisena. Tõesti ja pistikhübriidina on ta vaid Euroopa turul saadaval ja eelmise põlvkonna X-Trail oli ka maailma esimene soodsama klassi pistikhübriidist linnamaastur. Interiööris leidub palju ilusaid ja häid materjale ja väidetavalt on seal ka kõige pehmem nahk. Olemas seal 12,3 tolline digitaalne näidikupaneel ja 8 tolline multimeediasüsteem. Olemas seal esiklassi näidik, kuid esiklassi näidik ja istmesoojendused ja isegi ka telefoni juhtmevaba laad ja kõik need enam-vähem elementaarsed asjad kuuluvad paremasse varustusastmesse. Üks põhjuseid, miks Mitsubishi tõesti lahkus, oli see, et tema ei suutnud enam ennast talitseda nende Euroopa euronormidega vaos hoides ja tema tahab kasutada ikkagi mõnevõrra suuremaid ja paremaid jõuallikaid ja nüüd ta ajab oma jonni edasi, jäädes oma ideedele ja põhimõtetele kindlaks. Seetõttu leiad see mootoriruumis 2,4 liitrise töömahuga vabalt hingava bensiinimootori, mis on ühendatud 20 kW-tunnise akupakiga. Sellel on 3 elektrimootorit ja koguvõimsus on tal lausa 225 kW ja 306 hobujõudu, mis tähendab, et 0-100 jõuab ta kõigest 7,9 sekundiga ja elektriline sõidulatus on tal 60 kilomeetrit. Tema hinnad algavad 49 900 eurost, mis tähendab, et ta on omajagu 10 000 kallim kui Ameerika maal ja tavalisest Outlanderist, mida meil ei müüda, on ta Ameerika maal ligemale 20 000 eurot kallim. Kas valus kuidagi, ma ei tea, just peale nende numbrite väljaütlemist peab vist saate ära lõpetama. Igal juhul selline on uus Mitsubishi Outlander, palju ilusam kui eelmiste põlvkondade Outlanderid ja anda tõesti kogu seda oma raha väärt. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.